tere hommikust ja kena reedet, kell on saanud 9. Mul on käidud trennis ära ja nüüd ma lähen tööle. Tegin peale trenni endale natukene meiki ja ma unustasin kõik piitslid maha. Nii et mul on see Huda Beauty väike puuder ja selle puudri nagu kaane sees on mingi švamm, nii et sellega ma midagi leiutasin, sest et koju ma ei tahtnud minna. Kell hakkab saama lõuna ja meie Õnlega võtame suuna kontorist välja, sest Õnnel ei ole toitu kaasas. Ja kui toitu pole kaasas, tuleb kindlasti minna Ikeasse. Ja me lippame nüüd korraks kiiresti Ikeasse. Tulime just Ikeast ära ja mul just meenus, et ma ei tea mitte ühtegi klippi siin Ikeas. Pärast näitan, mis ma ostsin, mul oli suur sakk. Arve oli 9,46. Aga nüüd me lähme Järve keskusesse, sest et Õnnel on ikkagi süüa vaja, et Ikeast ikka ei saanud süüa millegi praegu. Ma lähen Selkus. Vaatan siit mõnda asja. Lähme kontorist tagasi ja lõunasöögi aeg on. Mul on lasagna, mis ma eile tegin. Läks natukene laiali, aga kädisu! No nii, preilid prouad, äkki mõni ka härrasmees, noormees. Tööpäev on saanud läbi, on reede ja mina stardin korraks Ülemistele. Ma lähen Ülemistele, sellepärast et ma tahan korra käia ILU-s, sest ma tahan otsida ühte lõhna, nimelt. Selline naljakas lugu, et me käisime üks päev sõpradega koos ILU-s ja üks väike preili seal lasi testeri sinna lipiku peale lõhna. Ma ise seda ei näinud, aga ta jättis selle lipiku siis testeri selle paberi meie juurde ja see lõhnas nii hästi. Mul terve tuba on nädal aega lõhnanud. See lõhn on nii intensiivne, ta on nii hea, ta on täpselt see, mida mul oleks nagu vaja. Ja ma lähen vaatan, kas ma leian selle üles, sellepärast et ega ma päris täpselt ei tea, mis lõhn see on. Mul on mõned juhised antud, kus ma enam-vähem seda leida võiks. Ja mul on see tester kaasas. Käisin ära, leidsin selle lõhna ülesse, ma arvan, lasin peale. Ja nüüd vaatame, kuidas see päriselt meeldib. Mul on testreid lihtsalt täis. Uus müüja siis tuli, muidugi ma ju käisin seal ringi ja otsisin seda lõhna ja nuusutasin ja lasin testreid ja lõpuks müüja tuli minu juurde, et kas ta saab mind aidata. Siis ma rääkisin talle, ma otsin ühte lõhna, aga ma ei tea päris täpselt, mis lõhn see on, aga et mul on tester. Ja siis usutas seda testrit, ütles, et siin on puidused noodid. Ja siis hakkas mulle mingid erinevaid lõhna lasma. Aga ta lasi neid täiesti nagu sellistes kohtades, kus ma teadsin, et see lõhn tegelikult olla ei või. Ja siis ta tahtis vist alternatiive mulle pakkuda, et näe midagi sellist äkki või midagi sellist. Et ühesõnaga, ta ei leidnud ülesse. Ta küsis, et oled sa kindel, et see on üldse siin poes lastud ja nii edasi, et ta enam-vähem teab kõiki lõhnasid. Et ta ei oska praegu küll öelda, mis lõhn see on. Ja siis lõpuks ma ikkagi siis sõbranna, ma saatsin pilte sõbrannale, et kus kandis ja milline see olla võib ja nii edasi, sest ta juhendas mind enam-vähem ikkagi koostööna. Me jõudsime siis selle arvatavasti õige pudelini. Ma arvan, et ta on õige pudel. Aga ja mul on mingi 10 või 15 testri lipikut praegu kotis. Mul on nii palju asju jälle. Saab räigelt vedada, mul on see mingi trennikott, Ikea ostud, siis Selku ostud, mingid toidukäär, mu käekott. Ja muideks, ma ei olegi näidanud teile, mis koti ma endale siis valisin emadepäeva kingiks. Ma näitan seda ka, kui me tuppa jõuame. No nii, ma näitan kotti siis, mille ma valisin selle eelmise koti asemel. Selline Hugo kott, tavaline, must.
nüüd see on mul siis, see on töökotiks mul. Ja tegelikult siis, kui ma käisin seda kotti ostmas, siis ma ostsin ühe teise koti ka, mis on selline nagu weekend bag, millega saab mingi pikka nädalavahetust minna tähistama kuskile. See on selline Teet Peikeri kott. No, siin on väga palju asju sisse. Väga palju. Ma olen ühe korra sellega spaas käinud. Hedon spaas käisime juunikuus. Seda ma ei filminud, aga mõnus oli selle kotiga käia. Aga ma pidin näitama seda ka, mis ma siis ostsin täna Ikeast. Ma tahtsin Ikeast käia, sest et mulle viskas ette reklaami, kus oli mingi mega äge väike lambikene. USB-ga ei, ta oli patareidega, 4 patareid läks sisse. Ta oli niisugune, ma panen pildi siia, milline ta välja näeb. Ja siis ma läksin teda poodi vaatama, et äkki ma saan osta, et see sobiks mulle äkki hästi siia telekakapi peale. Ta oli niisugune nikerdis, ta oli mingi plasmass, mingi viltune, see kuppel oli seal peal ja ta oli nii odav ja nii käkerdis lihtsalt. Nii et seda ma sealt ei ostnud, aga kuna sinna juba olin läinud, siis me just paar päeva tagasi ostsin väikse grilli, tõesti väga väikse. Ja grillile siis ostsin sealt näpparid ja selle labida. Need olid 99 senti, nii et väga hea deal. Ma ei tea, kas Siim approovib need ära ka, võib-olla ei approovi ja ma pean ikkagi muud ostma. Ja ostsin selle harja. Siis meil see IKEA rõdumööbel, mis mul on, need padjad libisevad kogu aeg alt ära, nii ebamugav on seal istuda. Siis ma guugeldasin, mida teha ja mõned inimesed panevad enda siis selle toadiivani patjade alla, panevad selle antislip nagu ütleme, vaiba alla käidav see libisemisvastane kumm. Nii et ma ostsin selle, ma proovin, kas õue sellele mööblile see sobib ka, sellepärast et nende diivani patjade all on ju raudvõrk tegelikult. Nii et ma ei tea, kuidas see nagu haakub sinna peale, aga igal juhul ma loodan, et see lahendab selle probleemi ära. See maksis 2,99 või midagi sellist. Ja vist võrdluseks nii palju, et Jyskis maksis minu meelest vähem kogust seda nagu materjali 9,99. Nii et igal juhul Ikeast on soodsam. Ja siis ma ostsin ka küünlaid. Need küünlad olid alla hinnatud. Pikad küünlad. Ma hea meelega neid põletan. Ja need maksid 2,50 on 10 küünalt. Neid me oleme ostnud helasinised või halline või mis on. Mul on praegu mul on Tiger jamad. Kus mu küünal üldse on? Siin samas. Okay. Ühesõnaga, ma ostsin 2 pakki neid ja need olid siis kokku 5 eurot. Ikeas mul läks üldse mingi 9 midagi eurot, nii et. Ja siis ma käisin Selkus. Nii, mul oli juukselakki vaja ja kuna ma vaatasin, et muidu ma kasutan Goldwelli, aga ma peaks seda tellima ja seda ei saa niisama osta ja mul on hädasti vaja juukselakki ja siis ma ostsin sellise väikse prooviks. Kas ta on hea? See maksis mingi 2 midagi eurot. Siis mul oli vaja näokreemi ja mõtlesin, ma proovin mingit Mixat. Minu meelest ma olen kuulnud, et seda kiidetakse brändi, Mixa brändi. Ta on hästi soodne küll. Aga ma ei tea, ma proovin 6,99 midagi sellist maksis. Siis mul oli otsa saanud see kulmuvärv. Nii et ma ostsin uue kulmuvärvi endale. Ja viimaseks võib-olla kõige üllatavam asi, aga aastal 2017 äkki või? Ma arvan, et oli 17, oli mega kuum suvi ja ma käisin mingi nädal aega päevitamas ja ma ei ole kunagi olnud pruunim kui sellel suvel. Ja siis mul oli vaja kiiret päevituskreemi ja ma läksin mingisse toidupoodi ja seal ei olnud ühtegi teist päevituskreemi kui. Nii et täna ma läksin Selkusse ja ostsin selle sama kreemi. See on minu meelest veits naljakas kreem, sellest siin ei ole peal ühtegi SPF ega mitte midagi palju siin siis on või ei ole, aga ma mõtlesin, et ma proovin seda uuesti, et äkki hakkab jälle samamoodi päike peale nagu siis sellel 2007 aastal või mida iganes, mis see oli. Nii et sellised ostud olid sealt. Siin on see lamp, mida ma proovin näidata.
mul on siin kann. Ühesõnaga. Mingi ilge plastmass, mis siin käib edasi tagasi. Üldse kõik on nädi, aga muidu pildi pealt oli väga nunnu. Ups. Lähme kiirelt minema. Hommikust trennis on käidud. Kell on kuskil 10:30. Võtan kindlale kohvi siit kafeiinist ja siis lähen korraks käin Ülemistel. Kell on 10:47. Laupäev on. Ma ei tea, kas ma seda enne ütlesin või ei öelnud. Aga laupäev on. Ma sain just enda hommikusööki. Ma ütlesin kafeiinist endale ühe croissandi tavalise ja latte. Ma käisin Rävala MyFitis ja see kafeiin on nii mõnus, ostasin kohe kõrval. Ja mitte midagi söönud enne. Enne hommikul üritasin natuke kohvi juua. Aga nüüd on plaanis nii, et ma lähen käin Ülemistel. Need lõhnad, mis ma eile lasin, miljon lõhna. Seal oli häid lõhna küll, aga mulle tundus, et see ei olnud ikka päris see lõhn, mis ma arvasin, et on, mida ma otsisin. Ma arvasin, et ma leidsin selle lõhna ülesse. Kodus ma enam kindel ei olnud selle. On pühapäev ja me lähme konverterisse esialgu ja pärast vist käime ka Ülemistele. Ühesõnaga hakkame kohe sõitma ja mõtlesin, et räägin veits eilses ka. Eile me siis oli laupäev. Laupäeval ma käisin hommikul trennis. Peale seda me läksime laste sünnipäevale. Seal me olime põhimõtteliselt terve päeva ja siis me läksime Õllesummerile. Tegin mingi paar klippi. Panen need klipid ka siia jooksma, aga alguses ei olnud plaan üldse minna Õllesummerile. Aga siis siin tuli selle mõttega, et võiks minna ja me läksime. Ja enamus aega ma ütleks, et me olime seal lastealal. Meid oli kokku 4 last ja 4 täiskasvanut. Ja siis Õllesummer nagu Õllesummer ikka selles mõttes, et purjus inimesi on palju ja rahvast on palju ja ühesõnaga me olime lastega ja me tulime ära mingi kell 11 läbi midagi, sest et Tommy Cash läks just peale ja siis me kõndisime sealt ära. Mõnes mõttes oli tore. Ma käisin Ines kuulamas, mis oli väga tore. Red Attacki kuulasime natukene ja siis oligi Tommy Cashi mingi esimese loo, ma ei tea, pool laulu, midagi sellist ja siis tulime ära. Aga nüüd on pühapäev, ärkasime, magasime jumala kaua ja nüüd sõidame konverterisse. Lähme ära konverterisse, siin ei olnud lampe üldse, laelampe, me oleme Viimsi konverteris ja midagi ei leidnud.